Tahame või mitte, aga siin kapitalistlikus maailmas elame me kõik majanduse heaks. On ju majanduskasv see, mida me taga ajame ja säilitada püüame igasuguste meetmete ja toetustega ja teaduse siirdamisega. Elus püsimiseks ei ole majanduskasvu tegelikult vaja. Oleme elus püsinud kiviajast saati. Aga kuna see on globaalselt ja riiklikult oluline, siis iga 4. amps saab olema majandusest. Ja alustamegi sellest, mis on majandus ja kuidas ta töötab. Majandus töötab nagu lihtne masin, aga paljud inimesed ei saa sellest aru või nad ei nõustu selle töö põhimõtetes. See on toonud palju ebavajalikku majanduslikku kannatust. Ray Dalio tunneb vastutust jagada lihtsat, aga praktilist majandusseletust. Ehkki see on lihtsustatud ja seega ebatraditsiooniline, on see teda aidanud ette näha ja vältida majanduses toimuvaid globaalseid kriise ning on tema jaoks töötanud 30 aastat ja rohkemgi. Kuigi majandus tundub keeruline, on ta üles ehitatud lihtsalt ja mehaaniliselt. Mõni lihtne osa ja tehingud, mis korduvad uuesti ja uuesti ja uuesti miljardeid kordi. Need tehingud tekivad eelkõige tänu inimloomusele ja loovad 3 põhijõudu, mis viivad majandust edasi. 1. Produktiivsuse kasv, 2. Lühike võlatsükkel ja 3. Pikk võlatsükkel. Need 3 kooskõlas loovadki hea kaardi, et jälgida majanduslikke liikumisi, et aru saada, mis on juhtumas praegu ja et aimata ette järgnevat. Seda ampsudes teemegi. Järgmises ampsus aga tehingud.